Mirlife ja Juulamalli läksid Ulrika juurde jaanitulele. Kohale sõita otsustasid nad rongiga. Niisiis jätsid nad lennuriistad koju, kohtusid hommikul jaamas ning uurisid perroonil sõiduplaani. Vaata, kas sa näed, mis kell see rong välja läheb, küsis Mirlife. 9:30. Kuule, see läheb ju kohe välja. Jookseme nüüd nii, et tallad tulised, vastas Juulamalli. Ta haaras maast oma koti ning hakkas hetkegi mõtlemata kiire sammuga rongi poole astuma. Oota, minu teada läheb meie rong kell 10 välja, hüüdis Mirlife. Aga kirjas on ju 9:30. Oota, aga mis rong see üldse on? Meie rong loomulikult. Vabandage, härra, kas see rong Rongaveres peatub? Küsis Mirlife sama rongi peale tõttava härra käest. Ei peatu, Rongaveres peatub see rong seal, ütles härra ning viipas rongi poole, mis seisis 2 perrooni eemal. Mirlife vehkis Juulamallile käega. Tule maha sealt, see ei ole meie rong. Mis sa vehkled seal, tule peale, hüüdis Juulamalli. Ta seisis rongi ukse vahel ja ei saanud aru, miks Mirlife ometi peale ei tule. See ei ole meie rong. Kas see polegi meie rong? Ei ole, tule sealt maha, näe, meie rong on seal. Tere päevast, ütles piletikontrolör. Tere päevast, palun 2 piletit Rongaverre, ütles Mirlife. Vaadake, meie sõbranna Ulrika juures on täna õhtul jaanituli, lisas Juulamalli. Mul ei jää muud üle, kui teid lihtsalt kadestada, ütles kontrolör. Muidugi teeb see kadedaks, saan teist täiesti aru, vastas Juulamalli. Olge head, siin on teie piletid ja soovin teile kadestamisväärset jaaniõhtut. Aitäh ja teile samuti toredat jaanipäeva, ütles Mirlife. Olles nüüd õige rongi peal, sättisid nad ennast mugavalt sisse, rahunesid maha, vaatasid mööda vuhisevat kaunist loodust ning sirutasid jalgu. Vanasti põletati nõidasid tuleriidal, sosistas Juulamalli. See oli vanasti, nüüd ei põleta keegi enam nõidasid. Pealegi lähme meie Ulrika juurde jaanitulele, mitte nõia küpsetamise festivalile. Ettevaatlik peab ikka olema. Iial ei või teada, millal mõnel kuppel keema läheb ja vanad kombed au sisse tõstab. Mis asja sa räägid? Kes üldse teab, et sa nõid oled? Mitte keegi ei tea ja need, kes teada said, need muutsin silmapilk kändudeks või puurusikateks. Näed siis, jäme ots on meie käes. Kes liiga palju teab, sellega hakatakse suppi sööma. Kuule, see on ju Ulrika. Nad märkasid aknast, kuidas Ulrika liikuva rongiga kaasa jookseb ning neile kätega igasuguseid märke näitab. Me sõitsime oma peatusest mööda, lisas Mirlife. Mida me nüüd teeme? Kuidas me siit maha saame? Hüüdis Juulamalli. Ega me vist ei saagi enne, kui alles järgmises peatuses. Nalja teed või? See tuleb alles ei tea millal. Ega me liikuvast rongist maha ei saa hüpata. Tõmbame hädapidurit ja siis hüppame. Ära nalja tee, meie pärast ei saa ometi tervet rongi seisma panna. Nad istusid ja vaatasid üksteisele otsa ning olid ilmselgelt kimbatuses. Kontrolör, hüüdis Juulamalli ning viipas eemal toimetavale kontrolörile. Teate mis, me magasime oma peatuse maha. Mis nüüd edasi saab? Kuidas te siis niimoodi magama jäite? Uuris kontrolör. Ega me ei maganudki selles mõttes, et me paksu tõmbasime. Me lihtsalt jutuhoos ei märganud õigel ajal rongist maha astuda. Nüüd tuleb teil järgmise peatuseni vastu pidada. Ühtlasi on see lõpppeatus. Millal sealt järgmine rong tagasi tuleb? Uuris Mirlife. Täna sealt poolt rongi enam ei tule.
ainuke võimalus tagasi tulla on jala. Jala, hüüdis Juulamalli. Mitu kilomeetrit seda maad on, küsis Mirlife. 9 kilomeetrit. 9 kilomeetrit? Ükskord kohale jõuame, siis lõppevad meie jalad põlvedega. Mina ei usu, et see nüüd just maailma lõpp on. Loomulikult ei ole see maailma lõpp, see on Rongavere, aga jalgade lõpp on see päris kindlasti. Mis teil viga seletada? Meie peame selle maa maha vihtuma. Tulge meiega kaasa, siis saate teada, mis maitse teil pärast suus on, ütles Juulamalli. Tegelikult tulen hea meelega. Tööpäev saab mul järgmises peatuses läbi ja kuhu siis ikka minna kui jaanitulele. See on vahva mõte. Tulge muidugi. Ulrika ainult rõõmustaks, arvas Mirlife. Tulge jah, siis ei pea te tundma kadedust ja keegi peab meie kotid ka kohale tassima, ütles Juulamalli. Ärge nüüd selle peale ehmatage, härra kontrolör, küll me oma kotid ise ära kanname, ütles Mirlife. Kuum päike lõõskas nagu lõke. Juulamallile ei meeldinud see tolmune ja kivine tee. Higi jooksis, jalad tahtsid puhata. Mirlife ja kontrolör olid leplikumad. Neile peaaegu meeldis. Nende samm oli reipam ja tuju hea. On ikka palavus ja meie lähme tuld tegema, kurtis Juulamalli. Ta tõstis oma koti teisele õlale, sättis rätikut ja lohistas järgmise vaevalise sammu. Oi, vaadake järv, hüüdis Mirlife. Me peaksime ikka täiesti põrunud olema, kui me sinna kohe sisse ei hüppa, ütles Juulamalli. Hea meelega tahaks vette hüpata, aga mul ei ole ujumispükse, ütles kontrolör. Siis tuled nii nagu tuled, kes sind siin metsas vahib, hehehe, ütles Juulamalli ning sättis oma sammud ilma igasuguse jututa järve poole. Natuke maad eemal oli väike järv, mis teel olijad vastupandamatult enda juurde meelitas. Nad hüppasid vette ning nautisid jahutavat kingitust suurima mõnuga. Kus kohast sellised näkid siia said? Hüüdis kalda pealt üks kalamees. No mis sa siis nüüd kavatsed teha? Näkid oma särje õngega välja tõmmata? Hehe, naljamees, aga mitte kalamees, vastas Juulamalli. Üks kuumsuitsu näkk jaaniõhtul maitseb kindlasti hea, arvas kalamees. Kuuma suitsu oleksin tõesti palju, kui seda järve poleks, ütles Juulamalli ning liugles edasi. Mina ei ole näkk, mina olen raudteetöötaja, hüüdis kontrolör. Ta tegi paar närvilist tõmmet ning peitis pea vee alla. Oskate öelda, härra kalamees, mitu kilomeetrit siit veel Rongaverre on, uuris Mirlife. 5 kilomeetrit, vastas kalamees. Oi, siis me saame tallad ikka päris õhukeseks, arvas Mirlife. Ega te ometi jala pole siia tulnud, imestas kalamees. Tavaliselt me lendame luuaga, aga täna lähme jaanitulele, nii et luua ohutusele mõeldes oli see targem koju jätta, ütles Juulamalli. Ära nüüd nii jutukaks mine, ega sa ometi ei taha, et toredast kalamehest puulusikas saaks, ütles Mirlife. Mina liigun tavaliselt rongiga, ütles kontrolör. Kui soovite, siis võin teid ära viia. Rongavere jääb mulle täpselt tee peale, ütles kalamees. See on juba kalamehe jutt, vastas Juulamalli. Oi, see oleks küll tore, kui tõesti nii lahke olete. Aga vahest ehk jääte siis juba meie juurde jaanitulele. Ulrikal on kindlasti hea meel, ütles Mirlife. Selle vastu pole mul midagi ja minu poolt on värske kala, vastas kalamees. Hakkame siis minema, ütles kontrolör. Nad istusid põõsavilus seisvasse autosse ning sõitsid Rongaverre. Segaduses Ulrikale tuli muidugi selgitama hakata, miks nad Rongavere peatusest mööda sõitsid.
aga lõpuks said ka need asjad selgeks ning kätte oli jõudnud jaaniöö. Mirlife ja kontrolör otsisid jaaniusse. Ulrika ja Juulamalli istusid kiige peal ning töötasid läbi uut seljavalu retsepti. Kalamees istus tule juures ja püüdis kalu küpsetada, aga kuna ta jäi tukkuma, siis olid kalad juba ära kõrbenud.